Head vaatajad, täna kohtume Riigikogu liikme Vladimir Arhipoviga ja räägime Riigikogust, kohalikust omavalitsusest, aga Vladimirist endast ka, kes ta selline on. Tere tulemast, Vladimir! Tere, Janek! Sa oled teinud poliitikas päris omapäraseid valikuid. Sa jäid mitmel korral Riigikokku valituna siiski Maardu linnapeaks. Ja lõpuks pärast mitut sellist tagasilükkamist otsustasid ikkagi Riigikokku maanduda. Miks? Tegelikult vastus on ju väga lihtne. Ma 2 korda loobusin Riigikogu minemisest, siis ma alles alustasin oma linnapea ameti ja täitsa alguses ära minna ja isegi natuke hiljem, kui sul veel oma teada kõik asjad ei ole sujuvalt edasi läinud, ei olnud mingit mõtet ja mul oli siis tegelikult selline väga suur asarg ka, et Maardus teha ikka selline väga kaasaegne linn ja sellepärast mul ei olnud mingit tahtmist ega motivatsiooni minna Riigikogusse. Sa olid erakordselt populaarne, sa said väga palju hääli ja võib öelda, et sinu häältega mõned inimesed pääsesid ka Riigikokku varasematel kordadel. Mida head sa siis Maardus korda saatsid, miks inimesed sind usaldavad? Inimestega peab alati aus olema, see on esimene reegel ja teine reegel, inimestega peab suhtlema. Aga eks siis ainult suhtlemine ja ausus ja usaldus ei ole ainuke, mis sind nagu edasi liigub, sa pead ikka tegema ka midagi. Et ma arvan, et need teod, mis minu meeskond selle ajaga on teinud, on ikka silmapaistvad. Võtame kas või esimese munitsipaalehituse Eesti taas iseseisva ajast Muuga lasteaiad, mis on kogukonnale väga tähtis ja kus praegu on üle 100 lapse. Et see oli üks suurematest teost ja teine selline väga märkimisväärne oli uue sotsiaalmaja ehitama peale selle, kui vana ära põles, seal oli põleng ja terve linn koondus selle ümber, nii et eks need ikkagi need teod ja asjad, nad annavad sellist usaldust inimesele, kes sinu poolt hääletab ja kes lihtsalt sinuga austad, sest ma inimesega rääkisin nii Facebookil kui tänaval, kui ta võttis mul poest nööbist kinni ja rääkis oma muredest, ma kunagi ei ole ära öelnud ja suhtun nendega absoluutselt võrdselt, nii kui võrdväärsed partnerid. Ilmselt selle pärast ma arvan. Maardu on olnud Tallinna külje ajal päris eriline koht, sest seal on väga palju muukeelseid inimesi. Kas sa oled märganud ka seda, et Eestis tehakse kuidagi vahet nende piirkondadel, kus on rohkem muukeelseid, mitte ainult venelasi, vaid ka ukrainlasi ja kõiki teisi rahvusi, ja nendel piirkondadel, kus elavad põhiliselt eestlased, ma mõtlen nüüd Eesti poliitikas? Ei, ma ei täheldanud sellist mingisugust ebavõrdset kindlasti mitte ja erilist tähelepanu, kuna Maardu linn on nii nimetatud kuldses ringis. Kahjuks keegi aru ei saa, et see kuldne ring on ka selline asi, mis on ainult nimetus, mina võtaks selle nimetus ammu maha, kuna kuldses ringis, samas kuldses ringis on ju omad mured, väga suured mured, lasteaedade kohad, koolivõrgu kohad, et seal on omad mured. Aga eristus on selles, et ütleme Ida-Virumaa, kus on väga suur muukeelse elaniku kogukond, et seal õpetajate tasud ja investeeringud on päris suured võrreldes näiteks selle sama Maardu linnaga, kus arvestatakse, et sa oled Tallinna lähedal ja sellepärast sul mingisugust lisainvesteeringut küll sinna ei tule. Aga poliitiline kohtlemine, ma ütleks, ei me seda tunneta, et midagi halvasti läheb selles suhtes. Keskerakonnas oli päris suur pereheitmine siin vähem kui 2 aastat tagasi ja suured muutused toimusid. Miks sina Keskerakonda jäid ja mida sa selles erakonnas täna leiad? Ei taha ju tühja asja pärast erakonda vahetada, see on punkt 1 ja teine asi, et ikkagi erakonna liikmena mul on sarnased sellised poliitilised ja maailmavaated. Võib-olla väga raske rääkida poliitikast praegu maailmavaadetes, kuna hüplemine käib ühes leeris teise, aga siiski
keskklass ja kõik inimesed võrdsed Eesti riigis. See on minu jaoks prioriteet Keskerakond. Keskerakond on just see jõud, kes seob omavahel mõlemaid kogukondi. Et meil on väga palju nii ühes kui teises rahvusest inimesi ja see mind tõmbab ligi. Teine põhjus oli, et mul meeldib väga otsekohasus. Sa pead selgelt ja arusaadavalt inimestele rääkima, mida erakond teeb, mida sa ise tahad teha, et mingis veeretamis ei tohi olla, hämamist, mis tekitab küsimusi, pole kes te siis olete keskerakondlased. Vot see mulle ei meeldinud ja ma nägin, et Kõlvarti tulekuga me suudame seda liini parandada ja meil on otsesed eesmärgid ja otsekohased väljaütlemised, et me räägime seda, mida me Eesti inimeste heaks arvame ja see annab oma viljad ja sellepärast ma olen siiamaani Keskerakonnas ja jäängi siia. Kui sa tulid Riigikogusse, siis sa oled üsna värske Riigikogu liige, sa ei tulnud kohe, vaid natukene hiljem asendusliikmena, siis hakati arutama tõsiselt eelkõige siis muukeelset puudutavat valimisõiguse piiramist kohalike omavalitsuste valimisel. Ja ma suhtlesin ühe Eesti Vabariigi kodanikuga, kes on juut rahvuselt ja emakeelena vene keel. Ja ta ütles, et tema tutvusringkonnas on selline arvamine, et tänu sellele seaduse muudatusele tulevad valima ka need, kellelt hääl ära võeti. Ja see tundub nüüd natukene kummaline, et kuidas sa seda niimoodi väidad, aga mõte oli siis see, et see otsus aktiviseerib inimesi nii palju, et tuleb rohkem valima kui neid, kes tegelikult hääle kaotasid. Kuidas sa seda seaduse muudatust kommenteerid, kuidas sa seda näed? Ma arvan, et see seadus oli vastu võetud selle jaoks, et Keskerakond Tallinnast eemale peletada, aga ma leian ka, et see teeb vastupidise efekti, sest ma toon ühe näite siia, et inimesed paremini aru saaks, et mis löök tehti nüüd vene kogukonnale. 11. klassi õpilane õpib Eesti koolis, venelane, mõlem vaba keel. Tema vanematel ei ole Eesti kodakondsust ja ta peab ennast eestlaseks. Ta ütleb mulle, ma olen ju eestlane, ma ütlesin, stopp, et sa oled ikkagi rahvuselt venelane, aga sa oled ja elad Eestimaal, loomulikult sa pead ennast eestlaseks, olles rahvuselt venelane. Ja kui tema vanematele pandi sellise põntsjumad, siis ta solvus ja solvus see terve kogukond. Nad ütlesid, no me oleme vaši, me oleme teie, aga neil öeldakse, ei, te ei ole meie, teid pole vaja. Et see andis väga suure vastulöögi sellele niinimetatud integratsioonil, mis tegelikult mina leian küll, et ta oli. Ta ei ole nii võib-olla hästi läinud, kui siin oodati, sest miljonid ja miljonid oli sinna maetud. Aga tegelikult noorem põlvkond eriti, nad peavad seda, kõik peavad seda riiki omaks, aga nemad võtavad seda nagu kodumaad. Mis tulemus, et kui nüüd need tema vanemad ei saa minna hääletama, siis tema sõbrannad ja sõbrad koonduvad ja tulevad valimistele. Ja ma usun, et Keskerakonnal läheb Tallinnas hästi just tänu sellele, et tegid sellise karuteene. Kui hästi Keskerakonnal saab Tallinnas minna? No üldiselt on selge arvamus, et tänasel linnapeal Jevgeni Ossinovskil jätkamine on sisuliselt võimatu. Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal toetust ei ole. Keskerakonna toetus on täna umbes 34% Tallinnas, mis tegelikult võib anda ka 40 kohta. No, loomulikult ma väga loodan, et saab ainuvõimu, aga kui seda ka ei juhtu, siis Keskerakond on ju hea valida, keda nad partneriks võtavad. Mis praegusel võimul häda on, et nad on mitmes erakonnast ja neil ei ole sellist juhtimist, nagu oli Kõlvartil. Et süsteem töötas nagu kellavärk. Praegu iga abilinnapea tõmbab oma poole ja eks ta veel sellised poliitiliseks madinaks veel suuremaks läheb enne valimisi nende erakondade vahel, kes praegu võimul on. Ja sellest madinast ju
saavad liiga ju ainult linna elanikud, sest praegu kõik saavad aru, et parem käsi ei tea, mida vasak jalg teeb. Tallinna võim määrab tõenäoliselt päris palju Riigikogu valimiste tulemusi. Ja mulle tundub, et Keskerakond on tung nüüd kasvanud. Hiljuti sai Keskerakond ühe liikmega Riigikogus juurde, taasliitus Peeter Ernits. Kas sa julged prognoosida, et enne järgmisi Riigikogu valimisi saab Keskerakond veel mõned nii-öelda Riigikogus olevad inimesed enda kampa? Ma ennustan, et me saame veel 2 inimest juurde juba selles koosseisus, sest tõesti Keskerakond on kasvavas trendis, meiega liituvad uued lihtliikmed ja Peeter Ernits liitus meiega, mis annab kindlasti tugevust meie fraktsioonile juurde, mitte ainult arvuliselt, vaid sisuliselt ka. Ja ma usun, et jah, et tulevad juurde ja järgmiseks 27. aastal toimuvatel Riigikogu valimistel meil on väga hea šanss saada kuskil 20 Riigikogu kohta Riigikogus. Ma usun seda. Mulle tundub, et Keskerakond on tänastest parlamendi erakondadest kõige suurema potentsiaaliga inimestele, kes tahavad liituda. Sest teistes erakondades, kui me võrdleme näiteks Reformierakonna, kus täna on üle 37 koha, võime öelda, seal on veel kaasliitujaid, nad said 37 kohta alguses. Ja tõenäoliselt sellist numbrit nad enam ei saa, inimesed jäävad välja, konkurents igale kohale väga suur. Keskerakonnast tundub, et on vastupidi praegu. Toetus on suurem kui neid, kes ütleme, väga tahaks Riigikokku saada ja pingutavad sellele. No kindlasti on, sest ütleme, valitsuskoalitsiooni toetus on praegu circa seal 20%, vahest rohkem, vahest vähem. Ja kindlasti inimesed vaatavad nende poole, kes viskavad praegu Eesti riigile päästerõnga. Sest seda päästerõngast inimesed vajavad. Ükskõik, mis tasandil me inimesega ei räägiks, oleme seal oma esivanemate kodumaal Hiiumaal või Maardu linnas või mis iganes, kõik ju küsivad, et kaua see toimub, et miks see midagi ei tee. Aga me teeme küll ju teisi meetmeid, kui poliitiliselt meil riigis ei saa olla. Nii et me teeme seda küll, aga tulles su küsimuse juurde tagasi, et jah, potentsiaal on meil kindlasti olemas ja mis veel märgiks ära, et Reformierakonna häda ja viga on, et ei tohi inimesi petta, ega nad siis ikkagi hullud ka pole, kui ükskord sa petad, siis võib-olla arvavad, et juhtus. Aga kui sa teist ja kolmandat korda petad, siis see kahjuks muutub poliitiliseks tavaks. Ja see tava, see on väga suur oht demokraatiale. Kui sa valetad ja selle valega saad Riigikokku, sa juhid riiki, aga sa tulid sinna valega. Sina jäänäktad väga hästi, mis see tähendab. See tähendab, et meil riiki polegi sellel juhul. Valega üles ehitatud riik ei ole riik. Ma mõtlen valitsus tegelikult, mitte riiki. Hetkel on Riigikogus väga kuum teema kirikute ja koguduste seadus, mille president tagasi lükkas. Ja president on väga palju kriitikat sellele seadusele teinud, mitte ainult tagasi lükates, vaid ka hiljem andes intervjuusid. Miks kiusatakse hetkel taga usulistel põhjustel, kui põhiseaduse 40. paragrahv ütleb, et meil on usuvabadus, me peame saama uskuda, mida me tahame. Mis toimub? Sellest ei saa isegi aru need samad selle seaduse või eelnõu autorid. Ma tean, et sotsid kindlasti seda väga aktiivselt läbi surusid, teised erakonnad kaasa. Poliitilist mõtet, mis see annab siis nagu oma valijale, vaata kui sünged ja tugevad oleme, teeme nüüd tervele kogukonnale ära. See pole see, mis inimesi kaasa toob. Vastupidi, nihutada või õigemini nuhelda suurt valijas kogukonda või üldse Eesti inimesi. 150 000 õigeusklikke on meie riigis ja neid süüdistada selles ja kahtlustada, et nad hakkavad nüüd patriarh Kirilli järgi tegutsema, see on väär. Ei tohi kiusata kristlikuid inimesi, üldse usklikuid, ma tahaks öelda. Tõesti kahju, et meie riigis sellised asjad toimuvad. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, endine siseminister,
jättis nagu avalikkusele sellise mulje, et tegeletakse Eesti julgeolekuga. Aga minu küsimus sulle on, kas sa usud, et kui inimese usuvabadust piirata, et siis ta muutub riigile lojaalsemaks? Ei, kindlasti sunniviisil. Kindlasti seda ei juhtu, mis võib juhtuda, et väga palju meil Riigikogus räägitakse 5. kolonnist, mida tegelikult tänapäeval ma ei näe, aga valimisõiguse äravõtmine, usklike tagaajamine, see võib tekitada 5. kolonniga. Ma ei räägi praegu mingisugustest jõulistest vastupanudest, aga inimeste hinges, et nad ei võta seda valitsus ja valitsuse läbi ka riiki omaks, väga paljud inimesed. Me kogu aeg räägime, et nad ikkagi vaatavad sinna ida poole. Meie riik teeb kõik või õigemini valitsus, et inimesed vaataks ida poole. Meie eesmärk on, et nad vaataks, mis meil toimub ja võtaks seda riiki omana. Vot selles on vahe. Miks nad seda teevad? Ei oska mina nende käest küll rääkida. Sa oled Riigikogus riigikaitsekomisjoni liige. Mulle tundub praegu, et eriti Kaja Kallase ajal, kui ta oli peaminister, väga rõhutati seda sõjaohtu ja ühiskonnas oli inimestel päris suur hirm. Praegu tegelikult räägitakse võib-olla natuke leebemalt ja natuke vähem, aga see protsess mõnes mõttes nagu jätkub. Kas meil on siis selline reaalne sõjaoht täna? Mis on sinu hinnang? Kuidas sulle tundub, kas Eesti riik on kaitstud? No, mul on väga kõrge hinnang Eesti kaitseväelas. Ma usun ka Eesti kaitseväed, väljaõpet, varustust, mida kogu aeg suurendatakse ja see on õigustatud. Et oht on kindlasti olemas, aga ta ei ole nüüd nii drastiline, et homme hakkab sõda. Me vaatame Ukraina näol, kuidas need sündmused kulgevad ja praegu, kui käivad läbirääkimised rahust, midagi me küll ei usu, et see nüüd saavutatakse, aga vähemalt sinna poole ta liigub ja siin väga palju või suurt rolli mängib ikkagi Ameerika presidendi sekkumine protsessi ja väga usun, et ükskord see rahu muidugi saavutatakse. Aga selline hirmutamine, ma kardan, et täismahus, mida praegu räägitakse, ta ikkagi tal ei ole alust. Me peame valmis olema iga hetk rünnakuteks, see on selge, aga teha nüüd selles ja õigustada neid tegusi, mida valitsus teeb, no see on küll väär minu meelest. Maksude tõusud, automaks, kõik need teised teod, mis on valitsuse poolt tehtud, sest ma ei näinud praktiliselt ühtegi inimese poole suunatud eelnõud, mis oleks meie inimestele kasulik. Et kõik tehakse selle nimel, et nüüd homme hakkab sõda, et me peame kõik valmis olema. Ei ole ta nii sellel määral, mida valitsus ette kujutab meile ikkagi olemas. Ma arvan, et meie trump võiks olla diplomaatia. Kui me paneme kaks asja, oma kaitsevõime tugevdamine ja hea diplomaatia, siis me võime tunda ennast päris heas vormis. Aga praegu, kui me ainult hirmutame inimesi ja samas teeme kõik selleks, et seda sõda meie poole liigutada lähemale, see ei ole õige, et sellist poliitikat ma küll ei kiida heaks. Seda, et inimesed on väga hirmunud, iseloomustab väga hästi meie sündimus, meie demograafia. Eestis sündis eelmisel aastal alla 10 000 lapse, mis on vaieldamatult viimase 100 aasta kõige madalam sündimus. Ka esimese teise maailmasõja ajal sündis seal 18 000, 19 000 last, 2 korda rohkem kui eelmisel aastal. Ja sõjast me rääkisime, aga mida sina teeksid konkreetselt selleks, et Eesti rahvas oleks jätkusuutlik, et noored tahaksid lapsi saada, et need sünniks rohkem. Kas see on üldse eesmärk? See on eesmärk, et Eesti rahvaks säiliks ja et meid sündiks rohkem. Meie häda on see, et meil tõesti sündivus on väga madal
ja teiselt poolt meil tulevad väga palju väljamaalasi sisse, sest meil tööjõudu ju ei ole. Nii et kui me saame hea spetsialisti nendele, selle vastu keegi nagu saakski olla. Aga et jällegi tõsta sündivus, meil on vaja kindlustunne, et kus me selle kindlustunne võtame, kui meil on kogu aeg sõjaõht ja me ise seda ohutame. Kõigepealt me peale investame, taastama selle kindlustunne. Kuidas seda tehakse? No kui me võtame ära laste toetused, siis seda kindlasti paremaks me ei tee. Aga me tegime selle ära ju, valitsus tegi selle ära. See sama valitsus, kes need toetused kehtestas? Absoluutselt. Võttis ära, me tõstame makse. Siin ei ole mingisugust majandusloogikat ega ka sama sündivuse suurenduse loogikat. Kui inimesel on raske elada, pidada, mida ta sünnitab, ta ise endaga hakkama ja hakkab siis, ta arvab, et tema laps ja tahab, et tema laps oleks edukas ja no kui mitte rikas, siis vähemalt tugevalt jalad all. Aga kui sul omal ei ole, mida ma siis sünnitan? Ja nii see võtabki, et majandusloogikat seal ka ei ole, kas Soome võttis ja langetas maksud ära. No nii tehakse, kui majandus läheb kihva, siis langetakse makse, eldatakse inimese maksujõulist ja sellega kasvatakse majandust. Ehitakse teid, veadukte, mida iganes, tuletan meelde suure Ameerika depressiooni, kuidas sealt välja tuldi, hakati üle riigi teid ehitama. Meil seda ei tehta, ehitatakse mingisugust Rail Balticut, kuigi mina olin siiamaani selle Rail Balticu poolt, aga ma kuulsin, et tea, millal seal Lätis ja Leedus see tuleb, et kui me hakkame seda üksinda ehitama Tallinn Häädemeeste rongi, mis mõte sellel on, et see on raha raiskamine praegu. Sama nii kui nende tuuleenergiaga, selle poolt ma olen ka kindlasti, et see peab ka olema, aga matta maha meie põlevkivi tööstus ja vot see oleks ka ju julgeoleku tagamine Eesti riigile, kui meil see põlevkivi jätkuks ja mitte lõpetakse, nagu nad tahavad 40 aastatel. Ja kuidas nii palju asju tehakse absoluutselt vastuolus loogikaga, et nii kui üks suur poliitik ütles, et tule taeva toppi. Sa viitasid nendele majanduslikele aspektidele. Eesti majandus on tõesti kidunud väga pikka aega ja loomulikult siin on välismõjud, välistegurid, sellele saab alati viidata. Aga kas sa näed ka siin selliseid konkreetseid, hästi konkreetseid tegemata jätmisi Eestis meie rahva poolt, meie valitsuse poolt, mis on seotud just meie endi saamatustega? Rahva poolt on, rahvas on petetud, rahvas tegi seda, mida pidi tegema, tema valis oma teada parema valitsuse, mis Eestis võib olla, reform sai 37 häält ja nüüd me oleme selle lahtise küna ees. 37 kohta? Kuidas? 37 kohta? 37 kohta, ja nüüd me selle lahtise küna ees ja sealt me lirbime kõik koos. Mida meil tegemata jäi, loomulikult me peaks tugevdama oma maavara ressurssi ja ka see ei tähenda, et me peame minema nüüd, kõik võtame soe kätte ja lähme metsa raiuma, aga meie põlevkivitööstus, see on meie vara, et sellega me saaks Ida-Virumaad ülal pidada ja seda energiat teha sama odavaks, kui ta Soomes on. Terves Baltikumis. Meil on mingi huvigrupp, kes sajab seda rohelist energiat taga, tuulikuid. Ütlen veel kord, et ma ei ole mingi vandeteooria pooldaja, aga nii palju vahendeid sinna toppida ka ei ole mingit mõtet. Miljardid lähevad ja mingisugune klaster inimesi siis rikutab sellega, kas Eesti inimesele tervikuna midagi annab vaevalt küll. Et sellised poliitilised ja majanduslikud sammud on tegemata, mis hoiab meie riiki üleval ja mis veel ette heiteks Reformierakonna. Ta on alati olnud selline, reform, see on ikkagi valge krae ja hästi targad inimesed, kes oskavad majandaga tegeleda. See põlvkond on läbi, kes oskasid seda teha, et ei oska enam midagi teha, et lasid selle asja nii, kuidas ta... Nüüd on võib-olla teistsugune majandus. Teistsugune majandus, jah, et lasid seda hoopiski teises rööpas ja see rööbas ei vii õnneliku tulevikku kahjuks. Riigikogu liikme töö, ma ei oska öelda, kas on pingeline. Kui ma minister olin, siis ma päris palju pidin veetma aega ka Riigikogu hoones, aga kindlasti sa tegeled ju millegi muuga veel, lisaks Riigikogu
liikme tööle. No ma tean, et mõned mängivad golfi, mõned kollektsioneerivad vanu autosid, nõukogude aegseid, on olnud selliseid Riigikogu liikmeid ka meil. Millega sa vabal ajal tegeled? Kuidas sa veedad aega, mis sind laeb? No ütleme ausalt, ega mul seda vaba aega eriti ei ole ka, kuigi Riigikogu liikmel on üks nädal kuus, nagu öeldakse, vaba kohtumine valijatega, seda ma tõesti teen. Aga ma olen ju veel Maardu volikogu liige ja Maardus ma pole kuskile ära läinud, et ma ikkagi aitan oma meeskonda mingisugusel raskestel juhtumitel teoga ja nõuga ja ma olen Maardu strateegilise arengu komisjoni juht siiamaani, et seal ka tegemist, aga nüüd ikkagi tõesti sellised 2-3 päeva kuskil leidub, siis ma põrutan Hiiumaale. Siis ma põrutan Hiiumaale seal, kus minu esivanemad on sündinud ja elanud. Kõige vanem, mis me leidsime, oli aastast 1640, selline Puliste Hans oli siis selle nimi ja nüüd sealt kandis me siis tuleme. Ja võrgud, kalapüük, võrgud, lihtsalt nautimine, sa vaatad seda Hiiumaa loodust ja ma tean, et igal inimesel on see koht maailma muna peal, kus temal on hingerööm ja üks päev läheb, ma ei tea, see on mitte 3 või 5 päeva ees. Minul on see koht Hiiumaal, minu vanaisa talu, vanaisa talu ja vanaisa kalmistu. Seal on mul ka selline koht, kus ma tunnetan, et nüüd ma olen universumis. No sinu puhul, kui sind isiklikult ei tunne, siis nime järgi ei oskakski arvata, et sa oled Hiiumaalt pärit. Jah, selline väga kiidlaste nimi. Aga muuseas ma võin öelda, et Hiiumaalt on pärit ka veel teisi väga omapäraseid tegelasi. Kunagi mul õnnestus suhelda, rääkida juttu Vaino Väljasega, keda peeti vaikivaks hiidlaseks. Ja ta oli väga muhe Hiiu huumor. Kuidas sul huumorisoonega on? Ma ei saa öelda, või tahaks öelda, et ma hituhiidlane olen, aga võib-olla sinna poole küll. Huumor on minu perekonnas alati teretulnud olnud ja ema mul viskas seda nalja, nii et vähegi pole seda hiidlaste nalja. Ma ei tea, ma loodan, et mul on sama. Aga neid nimesi on sealt ju teisigi ka, et minu vanaonu osales vabadussõjas ja ta oli vabadusvõitleja ja tema kamraad oli siis Meeta Vannase isa. Kui vanad inimesed teavad küll, kes Meeta Vannas oli. Ja tema isa oli jah, minu vana onuga olid siis samas salgas ja samas lahingus, kus sai surmavat haavata Julis Kuperjanov. Ja veel räägitakse, see oli legend või mitte legend, aga vana onu siis hakkas juhtima seda salka, kui Kuperjanov sealt lahinguväljast ära viidi. Nii et jah, hiidlasi on väga palju sellist tuntud nimesi ja ma arvan, et kõikidel neil on selline huumorimeel küll. Minu lemmik lugu hiidlastega on see, et kui sa hiidlase käest küsid, et kuhu see tee viib, siis hiidlane vastab, et tee ei vii kuhugi. Ei see tuleb enna. Nii et Vladimir, ma soovin sulle head teed ja nii kohalike omavalitsuste valimistel kui ka Riigikokku ja usun, et sa saad kõik oma unistused ellu viia. Suur tänu sulle.